USA ja Iraani läbirääkimiste taustal toimus Lähis-Idas ajalooline läbimurre, mis jäi piisava tähelepanuta. USA president Donald Trump teatas eile, et Iisrael ja Liibanon leppisid kokku 10-päevases relvarahus ning kuulutas välja esimesed kõrgemal tasemel läbirääkimised viimase 43 aasta jooksul. Donald Trump pidas isiklikult telefonikõnelusi Liibanoni ja Iisraeli juhtidega ning kutsub mõlemad Washingtoni, et sõlmida rahu ja saavutada kokkulepe Hezbollaha relvitustamises. Kuid nagu selgus, on see alles algus. Selgus, et USA ja Palestiina liikumine Hamas pidasid 14. aprillil esimest korda otseseid läbirääkimisi pärast 2025. aasta 10. oktoobril sõlmitud relvarahu kokkulepet. Ja nüüd kiitleb Donald Trump juba sellega, et peagi kehtestada lõpliku rahu nii Gaza sektoris kui ka Liibanonis. Aga kas see on tõesti nii ja kas kõik on nii lihtne, nagu Trump meile räägib? Vaatame selle üle. Minu nimi on Aleksei Vitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla, olen teile selle eest väga tänulik. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Vitši News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui nüüd laekuvad. Niisiis, Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas, et Iisrael ja Liibanon leppisid kokku 10-päevases relvarahus, mis jõustus neljapäeva õhtul. See on oluline, kuna USA on juba mitu päeva nõudnud relvarahu Iisraeli ja Liibanoni vahel, töötades samal ajal paralleelselt võimaliku rahuleppe kallal Iraaniga. Lõpuks teatas Donald Trump 16. aprillil. Ma pidasin just suurepäraseid vestlusi kõrgelt hinnatud Liibanoni presidendi Joseph Aouniga ja Iisraeli peaministri Bibi Netanyahuga. Need kaks juhti nõustusid, et rahu saavutamiseks nende riikide vahel alustavad nad ametlikult 10-päevast relvarahu. Teisipäeval kohtusid need kaks riiki esimest korda üle mitme aasta siin Washingtonis koos meie suure välisministri Marco Rubioga. Ma andsin korralduse asepresident J.D. Vance'ile ja välisminister Rubiole koos staabiülemate ühendkomitee esimehe Dan Kane'iga töötada koos Iisraeli ja Liibanoni esindajatega, et saavutada püsiv rahu. Minu jaoks oleks au lahendada 9 sõjalist konflikti ja see oleks minu 10. Nii et teeme selle ära. Hiljem teatas Donald Trump, et ta kutsus Aouni ja Netanyahu Valgesse Majja, et pidada, tsiteerin, esimesed sisulised läbirääkimised Iisraeli ja Liibanoni vahel alates 1983. aastast. Ja siin on väga oluline mõista, et ainult pärast otseseid, rõhutan, otseseid läbirääkimisi Liibanoni ja Iisraeli vahel saab rääkida relvarahust, mitte pärast USA läbirääkimisi. Ja Iraaniga peetud läbirääkimistes, milles tegelikult ei osalenud ei Iisrael ega ka Liibanon. Sellegipoolest on relvarahu plaan poliitiliselt tundlik Netanyahu jaoks, kuid see võib aidata Trumpil saavutada rahulepet Iraaniga. Ja kuigi ametlikult käsitletakse neid kahte suunda eraldi, Iraan väidab, et jätkuvad Iisraeli rünnakud Liibanonis on USA poolt sõlmitud vaherahu rikkumine, mis on täielik jama. USA ja Iisrael eitavad, et Iraaniga sõlmitud relvarahu kehtiks Iisraeli pealetungi suhtes Iraani toetatud Hezbollah vastu. Pärast kokkuleppe sõlmimist Iraaniga viis Iisrael läbi mitu massiivset rünnakut Liibanoni vastu ja teatas, et neil pole USA ja Iraani kokkuleppega mingit pistmist. Kõigile tarkpeadele, kes kommentaarides küsivad, kuidas see võimalik on. Iraan ja USA jõudsid kokkuleppele, aga Iisrael rikub kokkuleppeid. Ma vastan teile lihtsas keeles väga lihtsa analoogiaga. Kujutage ette olukorda, et just teie, kui arvate, et Iisrael rikkus selle kokkuleppe, istute minu ees ja ma ütlen teile, kuulake, mina koos kellegi teisega, pole oluline kellega, kas sõbra või vastasega, me leppisime kokku, et te lahkute töölt, annate meile oma raha, kolite korterist välja, vahetate oma elukohta. Me leppisime kokku ja teie täidate selle. Kuidas teile selline variant sobib? Enne seda hetke ei olnud otseseid läbirääkimisi Liibanoni ja Iisraeli vahel. Seega, millisest relvarahust jutt käib? Kes selle üle läbi rääkis? Kas Iisrael ja Liibanon olid esindatud USA ja Iraani läbirääkimiste laua taga?
Kas teil ei tundu, et selline väide, et Iisrael rikkus USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, on lihtsalt naeruväärne? Minu arvates on see täielik jama. Aga intriig seisneb järgmises. Trump tegi selle avalduse vahetult pärast seda, kui Netanyahu kutsus kokku oma julgeolekukabineti erakorralisele koosolekule, et arutada relvarahu ja hääletada selle küsimuse üle. Ministrid, kes pidid sellise otsuse heaks kiitma, said Trumpi avaldusest teada vaid mõni minut pärast telefonikõne algust Netanyahuga, veel enne tõsise arutelu algust. Ehk siis veel kord, Netanyahu kogus ministrid sellisele telefonikõnele ja just selle briifingu ajal said nad teada, et Trump kuulutas välja relvarahu. Tuletan ka meelde, et teisipäeval pidas USA välisminister Marco Rubio haruldase kohtumise Iisraeli ja Liibanoni diplomaatidega. Kohtumisel arutati relvarahu, kuid siis ei tehtud ühtegi otsust. Kolmapäeva õhtul, kui toimus Iisraeli julgeolekukabineti istung, kutsus Trump taas avalikult üles relvarahule. Kuid otsust ei tehtud ka seekord. Hiljem kolmapäeva õhtul kirjutas Trump True Socialis, et ta püüab veidi leevendada suhteid Iisraeli ja Liibanoni vahel. Samal ajal tabas Liibanoni valitsust ootamatult Donald Trumpi avaldus. Ja Liibanoni ametnikud teatasid, et praeguses etapis on ebatõenäoline, et president Aoun nõustub läbirääkimistega Netanyahuga. Neljapäeva hommikul rääkis Marco Rubio Aouniga ja viimane ütles, et on veel vara kohtuda Netanyahuga. Mõni tund hiljem helistas Trump Aounile, et arutada relvarahu. Ja need olid esimesed Trumpi ja Rubio vestlused Liibanoni presidendiga pärast tema ametisse astumist. Ja pärast seda kuulutas Trump välja relvarahu Iisraeli ja Liibanoni vahel. Kuid tuleb meeles pidada, et Iisraeli peamine nõue on Liibanoni Hezbollah relvitustamine. Muide, sellest on juba korduvalt kokku lepitud ja Liibanoni valitsus oleks pidanud selle nõude juba ammu täitma. Aga vaatame, kas praegune 10-päevane relvarahu on lihtsalt Donald Trumpi trikk või on see tõeline tee rahuni? Miks ma ütlen, et see võib olla trikk? Sest pole välistatud, et Trump saavutas lihtsalt sõjas Liibanonis pausi selleks, et Iraan oleks valmis kokkuleppeks ja pärast seda võib sõda uuesti alata. Kuid samal ajal astus Trumpi meeskond veel ühe ebatavalise sammu. CNN teatab, et USA ja Palestiina liikumine Hamas 14. aprillil pidasid otse läbirääkimisi alates 10. oktoobril 2025 sõlmitud relvarahu kokkuleppest. Kahe Hamas esindaja sõnul kohtus 14. aprillil Egiptuse pealinnas delegatsioon, mida juhtis Donald Trumpi administratsiooni majandusliku normaliseerimise saadik Ariel Lightstone, Hamase poliitbüroo liikme ja Gaza sektori terrorirühmituse juhi Halilim Al-Haiga. Allikate väitel oli Lightstone'i saatjaks Gaza rahunõukogu kõrge esindaja Nikolai Mladenov. Ja nende sõnul rõhutas Al-Hai vajadust rünnakute lõpetamise, Gaza sektorisse saabuva humanitaarabi mahu suurendamise ning Iisraeli kohustuste täitmise üle kokkuleppe esimese etapi raames, et liikuda järgmisse faasi. Ameerika ametnik omakorda teatas, et kohtumine toimus mõni päev pärast Lightstone'i läbirääkimisi Iisraeli peaministri Netanyahuga, kus arutati Iisraeli kohustuste täielikku täitmist kokkuleppe esimese etapi raames. Kuid tõsi on see, et mõlemad allikad ei maininud, et Hamas peab rahu saavutamiseks ja järgmisel etapil üleminekuks relvad maha panema. Mida nad pole siiani teinud ja ilmselgelt üritavad nad taas kavalust kasutada, laveerida ja mingitest takistustest mööda hiilida. Kohtumisel peaminister Netanyahuga arutati,